Selle aasta parimaks metsamajandajaks pärjati Ardi Allikmets, tõeline hingega metsamees, kes teab neid kõige tähtsamaid metsatarkusi. Tema teab, kuidas teha nii, et mets oleks hooldatud, reeglid paigas ja lehmad ning lambad toidetud. Ardile kuulub Saue vallas enam kui 80 hektarit metsamaad. Tema juured on siin väga sügaval. Oma põlistalu koos maadega on ta päranduseks saanud esivanematelt. Lisaks on ta sugulaste käest veel välja ostnud 2 naabertalugi maad. Kaua siis teie esivanemad siin nende maade peal on toimetanud kokku? No talu osteti päriseks 1896. Et noh, ennem seda on siin ka teised, meie suguvõsa nagu väga pikalt ei ole. Vaarisa tuli siia nagu sulaseks talusse oma naisega ja siis, ma ei tea, need eelmised vajusid vaikselt ära või ei jaksanud enam nagu toimetada ja siis hakkas nagu peremeheks ja lõpuks siis ostis välja. No siin Allika talus te toimetate terve suguvõsaga, ma saan nagu. Kuidas see siis niimoodi jaguneb see töö? Sina oled rohkem, Ardi, siis nagu metsamees ikkagi, ma saan aru. No ma nagu siiamaani nagu olen olnud rohkem metsaga tegeleja, et poeg jah. Ja lausa parim metsamajandaja nüüd. Nii nad pakkusid, ma ei tea. Nüüd sina tegutsed rohkem metsas ja poeg siis rohkem siin loomadega mässab. Jah, nüüd viimasel ajal on vaja on. Jah, poeg on ikkagi nüüd viimased 2-3 aastat, ma ei teagi. Kui ta selle loomapidamise ette võttis, on ta jah ikka. Tema põhirida on see. Mina mõtlesin, et ma vaikselt tiksun selle metsa ja tegin siin euroheina ja et tiksun vaikselt bensiini ära siin, aga poiss ei lase. Poiss aga tuli Austraaliast tagasi, et tema hakkab nüüd loovi pidama. Aga teisest küljest on jälle hea, ta saab põllumaad jälle sihtotstarbeliseks kasutusse, eks. Ma arvan, et esivanemad on rahul jah, kui vaatavad, et näe. Siia nad pistavad pea sisse ja hakkavad seda käest ära rebima seda. Kaua sa niimoodi loomadega oled juba toitanud lapsepõlvest peale? Ei ole tegelikult, lapsepõlves ma sain siin vanaisa kõrvalt lüpsilehmi aetud ja nendega mängitud. Et võib-olla eks sealt on natuke see asi kuskilt alateadvusesse kinni jäänud või kuskilt see pihta on hakanud, aga siin nüüd ma olen ise toimetanud vist 4. aasta jookseb praegu. Et ega tegelikult ongi nii, et sisuliselt sa võid neid natuke meelitada, sul on hea anda, sa võid igale ühel siit mõne õuna suhu anda ja et siis nad saavad maitse suhu, et midagi head antakse ja siis on põhjust järgi tulla. Ja kuidas teil siis see nii-öelda põlvkondade vaheline tööjaotus siin talus? Tööjaotus on ikkagi see, et mina rohkem tegelen loomadega, isa on rohkem metsa poole peal. Aga eks iga tööga on nii, et mingi hetk ei saa ei üksi ega kaksi hakkama, et võtad veel sõbrad appi ja naised. Samamoodi on see loomadega nagu praegu, et ega ma päris üksi neid siia ära ei sealt ei tooks, et ikkagi siis kutsun isa appi, et keegi kuskil seisab ja aitab ja teeb mõne värava lahti ja ega metsaga on sama, et seal ka alati üksi ei tee ja ei lähe, et kui on vaja taimi istutama minna, siis üksi lähed seal lõpuks hulluks, et kuule, aga sellega ongi püha üritus läbi, et natuke veel. Aitab nüüd. Šokolaadiga ei tohi liiale minna. Lisaks kariloomadele, heinamaadele ja metsadele on aga Allika talu rahval veel teisigi rikkusi. Nimelt asub Ardi maadel ka kultuurilise väärtusega objekte ja kuigi see toob metsamajandamisel kaasa teatud piiranguid, siis kohapärimusest huvituv Ardi on esivanemate jäetud jälgede üle pigem uhke. Samas siis Vana Haapsalu maantee ääres oli siis kalmistu. Jah, no siin
kuni tee ja see tee all, siin oli hästi suur siuke liivatüünid või noh, siuksed liiva mingid moodustused. Ja vedetavalt oli siin ka üks linnuse koht. Vaata, nõukaajal pandi ikka kõvad sildid. Noh, 13 kuni 18 sajand. Noh, täpselt päris ammu jah, aga täpselt ei ole nagu dateeritud ka. Ja siin ma nüüd tegin raiet, noh, nagu siin kändud järgi näha, siit on ka mõned männid ära raiutud. Aga noh, ta põhiliselt oli siuke lepp ja maad. Aga ega siia tee äärde nüüd enam peale midagi istuta või istuta? No, vot siin ongi nüüd see lugu, et noh, kui istutada, siis tuleks nagu maapinna ettevalmistus. Oleks hea teha. Aga kuna ta on jah, kaitsealune, noh, siis nagu maapinda ei... No ütleme, põldu nagu võib künda, nagu kasutada nii nagu, kuidas seal oli see formuleering, et endist maakasutust jätkata. Aga noh, see on nagu... Ja noh, ma ei tea, ma vaatan. Ma arvan, et see jääb, mis loodus toob. Ma loodan, et siia tuleb ikka mändi ka sisse. Aga no mul oli üks looduskaitsealune tükk ka, noh, see oli nii kõva kaitsel, et seal... No minul päris ei olnud, aga kõrval, kus see nagu... Ja üks on piirang, mul oli piiranguvöönd, see sihtkaitsevöönd on, seal sa ei tohi käia ka mingil ajal, või noh, kui see kotkapesa on, et piiranguid ikka on, aga noh, eks linnud, loomad peavad ka kuskil elama. Üks on selge. Hardi on hingega metsamees, kes peab oma metsa majandamisel lugu nii kultuuriloost kui loomade ja taimede vääriselupaikadest. Ja tema suuremaks eesmärgiks on tulevaste põlvede jaoks oma esivanemate talumetsasid võimalikult hästi hoida.